Artur Metsaar kahjuks on katkestanud, toodi ära ka tema autotransponder ja öeldi, et selle Ilgus Peljakas on järjekordselt väga hea stardi teinud ja Siim Saluri küll üritas, aga esimeses korris pani Ingus ukse lukku ja saame nüüd näha, kas millise taktikaga, kuidas sõitmas on. Igal juhul tundub, et siin tahaks väga praegu saada mööda ja kaotab tegelikult väärtusliku ja jääda natukene vamasse vette, aga tegelikult see on ainult teooria. Eks igal võistlejal ja nii ongi, Siim läheb, teeb selle jokkeri ja igal võistlejal on tegelikult olemas ju Eestis võib-olla küll mitte nii levinud, aga kui vaadata selle Euroopa ja maailmameistrivõistlusi, siis tegelikult on ju igal sõitel olemas ju see tugi ja ta sõitub selle kõrva, et nüüd mine või nüüd ära mine ja seda sõiduajal hindel on väga raske kindlasti hinnata seda midagi, et selle jaoks on olemas sõidud ja suudavad vajalikke auto väliselt paika. Igal juhul jah. Nüüd on väga pahasti tegelikult Siim käis jokkeris ära ja väga pahasti ja Georg Orri taha ja nüüd läheb omakorda Ingus Peljakos, võtab jokker ja Ingus Peljakos, noorsõitja Lätimaal on seda sõitu juhtimas ja vaatame, kuidas siis tuleb toime Siim Saluri Georg Orriga, sest Georg Orril teatavasti on jokker võtvad taal ja nema oleks selle jokkeri veel ära tegema, igal juhul kaartidel on kõvasti siin kahe peale olema see viimane riim igal juhul, sest mööda peaks saama ju Siim Saluri igal juhul Georg Orrist, aga tundub, et kolmas start hetkel käimas on, teise ilmavõrdi kolmas start ja jäänud siis peale selle starti üks start on sõit ja neljas start, kus siis kõige esimese voori kiirem masin kokku pandud. Aga enne peame ära ootama jah, seda sõitu juhtimas on ja Georg Orr siis teine, Siim Saluri kolmas. Igal juhul jah, finišilipp tulebki sellises järjekorras, et Ingus Peljakos võtab siit sõiduvõidu, Georg Orr teine ja Siim Saluri kolmas. Igal juhul